kõndida, siis pigem hoida pead üleval, siis ta ei saa esijalgadega väga palju pidurdada. Muidu kui lased pea alla, siis ta paneb esijalad maha ja on rohkem pidurdamist variant. Ja kui te hoiate pead üleval, siis ta saab pidurdada ainult tagajalgadega. Hea mõte. Ja kui istuma paneta, istuda panemiseks on üks variant selline, et nina keerate talle selja peale, toetate siia ja põlve hoidate ka tagumikku vastu ja siis, kui te liigutate, siis ta istub ise. Nii. Ja spetsialistid soovitavad lammast tõmmata sedasi, et võtad siit rinna pealt siit kinni, teise käega siit ja siis tõmmata sedasi. Ükskõik kus teda on mugav liigutada. Ja kui nüüd lamba paned istuma ja hakkate pügama, siis see jalg siia, et ta jääb nagu lamba kaela taha ja teie jala taha, siis see jalg ei sega. Teine jalg hoidke ka käega kinni, siis on teil see plats nagu puhas. Ja pügama hakkabki siit selle ülemise punkti pealt ja siit äärest. Et ma võibolla teen kõhu paljaks ja siis on see pind teil näha, siis ma kordan masinaga näitan, kuidas see asi peaks käima. Selle masina puhul muidugi ei tohi neid auke kinni panna, seda masinat peab kaugemalt hoidma, et tal oleks ventilatsioon, siis ta võtab mootori jahutusõhu siit ja puhub siit välja. Kui ta kinni panete, siis tal ei ole õiget ma olen kurat niimoodi kinni võtnud küll, jah. Jah, selle masinaga on see asi, et igal masinal on õige kinnihoidmiskoht. Et need augud peavad vabad olema. Nii. Siis hakkame sitta. Esimene lükke tehakse siit äärest ja siia välja, praegu muidugi pulss tuleb, veidi alt on lille ikkagi vanunud, et ei lähe nii väga hästi. Esimene lükke siit ja siis hakatakse järjest minema. Lihtsalt filmid, kui on kaadris, siis on okei. Ei ole mõtet näppida. Ja siin on nüüd selline asi, kui te hoiate teda päris püsti, võib-olla siis on mõned kohad siin, te ei saa edasi minna, siis te peate mingi 5 senti tagasi astuma või põlvedest järgi andma, et ta ei oleks päris püsti, vaid veidi nagu lamavas asendis. Ja kui tera hästi sisse ei lähe, siis ikka püüdke tagantpoolt nahka pingul hoida. Et siit kuidagi nahka pingul, siis masin läheb paremini läbi. Ja praegu eriti vanunud villa puhul, kui tunnete, et ei lähe, siis ega muud pole teha, tõmmake masinat veidi tagasi ja proovige uuesti. Et sellise villa puhul on see paratamatult, et ühe lükkega lihtsalt pikalt ja läbi ei lähe selle teraga. Sügisel läks ideaalselt. Aga praegu on teine asi eriti kõhu on, see ongi nagu kevadel kõige raskem osa. Et hoiate nahka pingul. Sellise koha pealt ma näitan. Aga põhiline jah, et kui tahate, hoidke nahka pingul, tera naha peal sedasi ja lükake. Et see on see asi, et kui te üldse kinni hoia, siis tuleb voldid ette, ta ei lähe kuhugi. Aga kui hoiate nahka veidi pingul, siis on võimalik ta ikka läbi trügida sellest villast. Et see on number 1 kõht paljaks. Neid kohtasi praegu selles rohkem ei puuduta, et siin muidugi te püüdke ka mitte sellise voldi sisse masinaga minna, lõikate sisse. Need voldid ongi nagu see ilmas koht. Ka siinpool esimene lüke, võite mitte sealt ligidate, et ärge sinna otse sisse mitte, vaid püüdke masinat kuidagi keerata sinna poole, allapoole. Ja selge see, et udaraga peab ka ettevaatlik olema, et
tera on õieti pandud, kui ta läheb siia vastu ja ta lausa midagi sisse ei lõika, aga noh, ikkagi ettevaatus sellise kohaga. Ja antud juhul ka, nagu te näete, see juhe, kui ta rikub, siis ta ei ole nii tülikas. Kui ta mul lihtsalt keras siin maas oleks, siis see ebamugavam. Nii, kui see asi on tehtud, siis te võite veedikese lammast keerata väikse nurga all. Ja mitte näes jalga vahe. Et siis ka järgi anda. Ta praegu hoiab jalga halvasti, muidu tegelikult võiks nagu püüda nii teha. Aga siin jah, kardab. Ja siit on jah vägagi vanunud, ega siin väga, ta on ikka vägagi vanunud, ega siin väga puhast tööd ei saa teha hetkel. Nii, kui see on siis tehakse ja keeratakse lammast sinna poole ja siis tehakse see koht. Et selle koha puhastamisel tõmmatakse kanna hingule ja minnakse siit sedasi siia välja ja siis üks lüke tehakse kohe kaugemale sinna ära. Lavast jälle jalgas edasi hoida, siis tehakse nii, et vajutatakse käega siia selle liigese peale. Siis on see jalg sirge ja on veidi mugavam seda jalga pügada, et see ei ole mingit erilisi jõngse. Vaata, kui sirjad on sääreda. Rotid jäävad alles. Ega just see, et üks koht, kuhu sa vajutad ja jalg on lihtsalt õigus asemel. Saba väga karvane ei ole. Võtte nüüd ongi kael. Kaela puhul on 2 varianti. Mina ise tihtipeal, kui ta on sellise rahulik ja kael on heas kohas, siis mina alustan ta mõnikord ka nii. Et selle koha pealt hakkan tulema, hoian ja tulen siia välja. Et kui, aga mitte keskelt, vaid just nagu hoiate kaela külje peal ja tulete selle Vot see ongi see koht, kus mina olen suutnud sisse lõigata. Ja siis teise poole. Muidugi teine variant on nii, kui lammas on rahutu, siis on pigem parem astuda jalaga tema tagumiste jalgade vahele, et ja siis te saate teda nagu fikseerida paremini. Ja pea võib isegi nii hoida. Vot oli see asend, kus ma sisse lõikasin. Ja nii oligi. Ja kui te nüüd siit tulete, teete lõualase puhtaks, kui te lähete kuni kõrvani, kui te näete, et kõrv juba liigub, siis edasi ei ole vaja suruda. Kõrv liigub, tähendab, peate masina tagasi tõmbama. Kui aitab kõrvad kinni. Siin saate, selle koha peal saate ka
kui kõrvas kinni hoida, saate kukla veidi paljaks teha juba. Ja siis saate siit veidi edasi minna. Ma pean igale ühele võib-olla üks aastat näitama, et see jalg võib nii teha selles asendis. Aga kui siiamaani olete jõudnud, siis võite lamba pikali lasta. Nii, et ta jääb jalgadega juhtme poole, et umbes sellise, 45 kraadi või kuidagi, sellise nurga all. Te näete, et see jalg, parem jalg on tema tagumiste jalgade vahel ja vasak jalg jääb siia rinnaku juurde. Nii et vajadusel te saate säärega peale suruda, et ta ei saaks ennast kõhuli keerata, ei saaks püsti tõusta. See jalg fikseerib selle ära. Et ta on teil pikali, mõned on rahutumas, mõned üritavad rohkem. Tema on vanem rahulikum lammas, tema eriti ei siputa praegu. Ja nüüd selles asendis te saate selle külje puhtaks teha veel. Ja siin ka selles asendis, kui nüüd on vanunud ilm, tasub proovida hoida nahka pingul. Et siis on võimalik masinat veidikese nagu jõuga villasesse lükata. Sedasi järjest lähete. Hakkate siis kaugemalt peale. Siin selles asendis võib-olla on teil kõige lihtsam ka siit saba juurest saba puhastada kõiki neid asju teha. Et lammas on teil fikseeritud, ta ei saa kuhugi minna. Et see on võib-olla kõige mugavam asend. Seda tehakse ka siis, kui puhastatakse seda kiltsusi. Ka selles asendis, aga võib-olla teil on äkki lihtsam selles asendis. Ja selles asendis nüüd te peate püüdma ära sügada, et ka selle koha pealt, et te lähete vähemalt selgrooni või isegi võimalusel mingi paar sentimeetrit juba teisele poole selgroogu välja, et te tunnete, kus on selgroog. Muidu kui te keerate teise külje peale ja olete püganud ainult siiamaani, siis on väga ebamugav siit pügama hakata, et igal juhul selles asendis te peate minema mõned sentimeetrid üle selgroo juba teise külje peale. Ja et see oleks võimalik, siis te peate oma parema jala nüüd tema jalgade vahelt ära võtma ja astuma temale siia tagumiku taha. Vasak jalg ikka fikseerib teda, et ta ei tõusta. Kui mõni lammas on väga rahutu ja hakkab peaga loopima, et hoogu võtta peaga, siis te peate pead kinni hoidma. Siis ta ei saa hoogu võtta, ega ta muuga ei võta, ta võtab pea ja kaelaga. Tekitab endale hoo, et püsti tõusta. Tema on praegu rahulik, ta võib olla. Ja nüüd saate teda nagu tõsta ja nüüd masinaga minna teisele poole selgroogu mõned sentimeetrid. Kas rohkem võite minna, kui... Võib küll, aga selleks piisab, kui te näete ühe ega jagu. Ja nüüd saate selle kaela kõrvast kinni võtta, saate teise puse. Saate sedasi pead kinni hoida, et saate selle kaela puhtaks. Ja nüüd tuleb nagu lõpuvaatus. Lõpuvaatuse jaoks tuleb nüüd hoida pead kinni ja see jalg tuua ka juba lamba taha päris. Nii. Ja siis võtate kaelast ja jalast esijalast kinni ja tõstate ta istuma, et ta jääb küljega
täiesti küljega teie ette, et oled tema teise külje peal. Ja nüüd pügate selle teise külje tervenisti ära. Et ülemist osa on võimalik püsti pügades. Pärast, kui sinna allapoole jõuate, siis te peate taha poole astuma, et teda rohkem külje peale panna, et te saaksite masinaga ligi. Ja praegu ka ikkagi kogu aeg, kui pügate, siis jalad on tal teisel pool ja masina juhe jääb siia, et kui ta siputab, siis on hea, et see juhe on õhus, et absoluutselt teid ei sega. Ta ei saa takerduda jalgadega juhtmisse ega midagi. Arma. Aga siin nüüd, kui hakkate minema allapoole, püüdke teise käega nahka pingul hoida. Siis on teil võimalus veidikese jõuda ikkagi viljasisse suruda masinat. Ja nüüd, kui lähete selle koha peale, tõmmate teise käega naha sedasi alla sinna, siis teil ei tekista sisse lõike ohtu. Kui nahk on sedasi pingul, läheb siit, muidu kui te viljastate proovina, võite sisse lõigata. Ja siis teete iga selle lükke puhul, teete ka väikse 3-4 sentimeetrit astute tagasi, et hammasest rohkem külje peale, et te saaksite sellele pinnale ligi. Muidu kui ta liiga püsti istub, siis te ei saa selle koha pealt pügada teda. Ja hoiate nahka pingul. Siis ei teki volte ja te saate siiski vanunud viljasite masinat veidikese jõuga lükata. Vaadata on alati väga lihtsam. Ma olen YouTube'is neid videos vaadanud, jumal teab mitu korda ja kui palju. Enamus ei julge. Nii. Ja see ongi nüüd kõik. Et põhimõtteliselt võib villa veidi eemale võtta, siis ma näitan võib-olla lühidalt paari asja. Et jämedalt öeldes on sellel pügamise juures nagu 5 faasi või 5 eraldi asendit, mis asendis lammas on. Number 1 asend on nüüd see, kui ta on teil, kui te teete, ikka siit ka puhastan ära. Et see on nüüd asend number 1, kus te pügate ära kõhu. Siis te pügate ära ka siit udara tagant jalge vahel. See on asend number 1. Siis asend number 2, kui te veidikese keerate teda ja hakkate pügama juba seda kintsu. Et lükkate siit puhtaks seljani ja siis pügate selle kintsu ära ja võimalusel ka võib-olla saba. See on number 2. Siis asend number 3, kui te pügate kaela. Ja siis lähete juba üle selle jala peale ja pügate ära ka kukla. See on number 3. Siis tuleb asend number 4, te panete ta külje peale ja pügate ära selle külje kõik. Ja lähete kergelt juba üle selgroo ja samuti astute lähemale, pügate ära selle kaela siin. See on ta väike tund. See oli asend number 4 ja asend number 5, kui te nüüd tõstate ta püsti, olete täiesti
vastas külje peal ja siis lükata ära selle viimase külje, mis on veel karvane. Alates siit jalast, õigemini sellest kohast. Siit võite ülevalt alla lükata selle koha peal. Siis siit võite nii lükata. Ja siis lähete masinaga üle selle külje tervenisti, siis ära ja astute ise tagasi, et ta rohkem jääks teile nagu see tööpind jääks ette ja lähete siit lõpuni välja. Nii, ja ongi lõpp. Põhimõtteliselt 5 asendit. Aga võib-olla teeme nii, et tulete nüüd kõik korda mööda ja vaatate, kuidas teil õnnestub teda istuvas asendis võtta. Nii, selle jala pani võib öelda, et jah, et varbad võivad olla mõlemad varbad jalad koos, varbad tagumikku alla veidi, nii. Nii. Vaata, sellest jääpad võtan kinni. Jah, see käib sedasi, käsib ja peale, nii. Nii, kõhupügamisel jube kitsad. Jah, aga siis ongi, et tuleb võib-olla põlvadest järgi anda, et ta jääks rohkem tahapoole. Okei, siis ma keeran teda järgmiseks, keeran... Kas see masina kätte võtta, mitte töötavana? Jah, tuleb siin midagi imelikuks nagu. Et esimene oli siis. Ja seda küll, aga vaata, nüüd tuleb vähem küll, jah. Siis ma hakkan nagu sisse jooksma. Nii, ja siis edasi siiapoole. Ja siis järjest tulen siiapoole, isegi vanam praegu on. Aga see ongi see, et nüüd tuleb seda jalga seal hoida ja selle käega, et jalg jääb sinna ja teise käega nahka pingule tõmmata. Et ta põlvede vahel ei mahuks. Ja siis ma läksin siit kuni teise kõhuäärini välja. Siit ka puhastada. Ja siis teise käega udar võtta ja siit. Vot nüüd ta läheb mul juba sinna minema. Vot, aga see ongi see asend. Hästi. Et nii palju põlvi ei tohi lahti lasta, et ta ära vajuks. Siis ta hakkab rabelema. Keegi teine ka seda sama tegid. Järgmine, kuni see lammaste oli. Jalad kokku, jah, see ja lambal kõrva taha nii ja põlved kokku. Pea tahab minna jalge pealt läbi, jah? Jah, et seda, jah, põlvi peab nii palju koos hoidma. Võib-olla ma korraks. Nüüd läks päris hästi. Saab äärest peale. Ja vajadus on just teise käega nahka pingul hoida. Peaasi, et see jalg sinna peiti jääb, et välja tuleb. Nii. Siit pole vaja. Ainult siit ja siis siit udara juurest. Aga kui udarat ei ole, on... Jah, kui udarat ei ole, siis on veidi lihtsam, et kui ei ole imet lammat, siis udar ei ole nii suur, siis on parem. Kes tuleb, palun, järgmine. Seda asendit ma korra veel näitan. Et varbad on suhteliselt, jalad on koos ja põlved hoiavad seda põhimõtteliselt. Põlved on koos. Jala tõstab siia tema kõrva taha ja siis ta jääb siia nagu reia alla. Ja teine jalg sedasi, et siis kui see jalg saab toetada ja teise käega... Suhteliselt jalad koos ikka praktiliselt. Nii palju kui võimalik. Palun. Varbad kokku, põlved ka kokku ümber tema teha ja see jalg siia tema kõrva taha. Voot nii. Nii. Et see jalg sedasi. See jalga kinni ei hoiagi üldse? Kinni pole ka ei hoida. Algul võib ju esimene kord, aga pärast lihtsalt, et see jalg oleks peidus selle käe all, et selle käega saab nahka pingul hoida. Masina kätte võet, siis päris suht ülevalt praegu muidugi väga vanunud, et siin ei ole lihtne, on nökerdamist, kui on puhas ilm, siis läheb suht lihtne.
et seal jah, järjest välja. Et kuskile siiamaani, et mitte siia sisse lõigata. Et võib isegi nii. Siia. Kuidas tugevus oli nüüd siis? Siis siit? Ainult selle koha pealt tõesti. Nüüd terve udar võtta käega sedasi, veidi kõrgemalt ja nüüd proovida sedasi, jah. Et noh, praegu ma ütlen, et Vill on vanunud, et tegelikult õppimise seisukohas ei ole väga... Just on väga hea. Ei, algus võiks olla ikka, kui on sügisene puhas sill, et siis te saate kõik liigutused nii ära teha, nagu peab. Et pärast juba selline, nagu siin mina mängisin, ei lähe... Siin peab lõkerdama, jah? Nii. Võib ka tulla proovida asja. See on kõige olulisem asendus. Et kui see kõhu valumine on tehtud, et siis edasi on juba veidikese lihtsam, et see on suht ebamugav koht. Masinaga on kõhualune köki-mäki võrrades kääridega. Kääridega on ujumaja. Kevadel ei lähe üldse. Masinaga. Siis saab siit niimoodi kinni hoida. Ei no, selles asendis... Aga ma just tahtsin seda, kus sa loed juba sealt võtikast juures. Aga kui tal ei ole seda, kui ta ei saanud seda... Tarlo on seda millegi. Tarlo hakkab mul kindlasti hüppama niimoodi, et... No vesik on ju hoos. Andres just räägib, et mis oli siit... Hästi. Aga võib-olla teeme nüüd nii, laseme selle lambal kõndida, võtame järgmise. Jah, ise veel mingi teist juba kuule, me ei ole praegu kodus, mingid tuleme, aga ma üldsegi ei oska öelda vist kelle. Et meil on praegu siin lambapügamiskoolis ise toimin nii ja soovitan ka teile. Kui on seda higi ja palju, võtke sooja vett 2-3 liitrit. Siis saate selle tera puhtaks. Muidu kui on selline vanunud higine ja see tera ta ei lähe mitte mingi variandiga ei lähe villa sisse. Ei pane? Ei, lihtsalt puhast. Aga kui soe see peab olema? Võib-olla ka keeb. Siis seda lihtsamalt tuleb ära. Et pigem soe. Ja siis kui soe vett, aga siis õli uuesti peale või? Mis õli peab panema ja kui palju? No ja tera panete sisse ainult ju selle nii palju, et see tuleb ära. Õli võite panna, aga õli on eelkõige nende liikuvate detailide jaoks. Võib siia ka panna, aga see õli ju läheb kohe ära. Teras üldjuhul siiski eritab see rasuhigi, mis on lambavilla sees. Ja seal ongi nüüd see, kui te nüüd ütleme pügate ja teil masin lihtsalt tühjalt käib käes. Siis on see asi, et ta käib kuivalt raud vastu rauda ja ta kulub. Senimaani, kui ta on villa sees, see villa rasv ja higi teda mingil määral määrib ja siis see masin kuumaks ta läheb nii või teisiti. Ütleme, need mehed, kes teevad väga suuri mahtusid, nemad vahetavad vist ülatera iga 20 minuti tagant. Alatera mitte nii, et alaterast vaatavad, kui kiiresti see ära kulub, aga nende puhul on ikkagi, võib-olla ka minul on ikkagi nii, et tera on enamuse ajast villa sees. Et kui te olete algajate vahepeal võib-olla mõtlete, keerate, et ei suhteliselt palju see masin töötab lihtsalt tühjalt raudast rauda, et siis terad lähevad kuumaks ja lähevad ka müüriks. Et kui see tera ongi 2-3 minutit töötanud, paratamatult ta kulub ära, ta enam ei ole nii terav. Selles mõttes te ei saa arvestada, et te ühe teraga pügate 10 lammast. Te ei tea ju ka kogu aeg. Kuule, te pani neid kakajõnne sellised pisiasjad ka. Ei ole, aga mis sa teed? Selles osas jah vaadake, et kui te olete mingi tund aega tööd teinud ja tundub, et alumine tera ei ole väga kulunud, et seal suuri kriime ei ole, vahetage kas või ainult ülatera ära, et siis ikkagi masin töötab veidi lihtsamalt, et see lõikav tera ikkagi on terav. Palju seda mutrit või seda pinget peal hoidmine kui kõva? Väga üle keerata pole mõtet, et algul, et aga, et kui keerata,
vabalt käibki, jah. Siiski kiiresti jooks vedada. Aga selge on see, et kui ta veidi kulub, siis te peate hakkama veidi rohkem peale keerama, et ta ikkagi lõikaks. Aga jah, eks te tunnete ise ka, et kui juba väga palju keerate ja pöörduvad ära, ta ikka ei lõika, no siis on selge, et terad on nürid ja terad tuleb. Aga kui alumise peal, ütleme, suuri täkkeid näha ei ole, siis esialgu proovid ainult ülemist. Jah, võib küll. Kui te olete võib-olla mingi 3-4 lammast püganud, võib küll algul ainult ülemist vahetada. Aga kui te ülemist vahetate, siis pidage silmas, et kui ülemine on erinev, et see ülemise tera liikumistrajektoor jääks sama koha peale. Kui ta ei satu, siis te peate kruvi järgi andma ja alumist tera ka reguleerima teise ülemise tera järgi. Jah, kui on sama marki ülaterad, siis tavaliselt seda pole vaja teha. Aga kui ülaterad on erinevad markid, seal võib olla mingi vahe, pool millimeetrit siia-sinna, siis te peate ka alumist tera reguleerima. Kui nad kuluvad, siis need ju lähevad ka tegelikult mõõtmed. Jah, sellised asjad. Kuhu Rein läks? Ta läks vetto. Et siis see asi läheb paremini, kui me saame tera puhtaks. Ma panen vahepeal pausi.